tere! On taas kord köögikultuuri aeg ning minu nimi on endiselt Kärt Puum. Tänases saates näitan teile, kui imelihtne on tegelikult teha ise piparkoogitainast, sest praegu on ju tagumine aeg see hakkama panna, sest jõulud on ju kohe ukse taga. Piparkoogitaigna valmistamiseks ei lähegi meil eriti palju asju vaja. Nagu näha, see koostisosade hunnik on siin üsna pisike, aga mis meil siis on? Meil on siin mett, muscovado suhkrut, et see annab eriti siukse mõnusa karamellise maitse, siin see pruun siin. Siis on piparkoogi vürtsisegu, kus meil on sees kaneeli, jahvatatud nelki, kardemoni, ingveripulbrit ja pomerantsi. Siis on meil siin veel muna, võid, jahu ja söögisoodat. Ja jahu on mul segatud ära nisujahu ja rukkijahu. Kõigepealt sulata paksupõhjalises potis mesi. Kui mesi keeb, siis lisa vürtsid. Lase paar minutit vürtsidel keeda, et nad muutuksid aromaatseks. Aga jälgi segu, et see kindlasti põhja ei kõrbeks. Kui tuba on piparkoogi lõhna täis ja vürtsid on paar minutit kuuma saanud, tõsta mee ja piprasegu tulelt, lisa ülejäänud suhkur, lisa või. Sega kuni või on sulanud ning lase siis jahtuda umbes pool tundi, enne kui munad sisse segad. Kui vürtsisegu on piisavalt jahtunud, lisa ükshaaval munad, sega läbi, lisa jahule sooda ja sega läbi ning lisa järghaaval suhkru ja vürtsisegule. Sega kuni jahu on kõik ilusti segunenud ja taigen on ühtlane. Piparkoogitainas on üldiselt soojana päris selline elastne ja pehme ja teda ei ole väga lihtne segada. Ja paneme siis ta kilesse tahenema, et siis ta enam nii pehme ei ole pärast jahtumist ja saab seda ilusti lõigata, kui on soov piparkooke küpsetada. Ja nüüd mässime taigna toidukilesse. Võtame ta siit potist välja. Nagu ma ütlesin, jahedas muutub tahkeks, praegu ta on üsna vedel. Piparkoogitaigna mässimine kilesse on üsna lihtne. Anname rulli lihtsalt siit, lükkame õrnalt kokku, otstest keerame kinni, teised poolt ka ja ongi kõik. Meie piparkoogitaigen on valmis, paneme ta nüüd paariks päevaks külmkappi tahenema ja maitsestuma ja siis saabki juba piparkooke küpsetada. Head isu!